Saaremaal Võhma külas jäid oma kurba saatust ootama ühe talu valvekoerad Elsa ja Irma. Õnnetus algas sellest, et perenaine Annela suri ootamatult. Koerad päris ripakile siiski ei jäänud, nende eest asus hoolitsema naabrimees Olev Pihl. Kandsime hoolt nende pereliikmete eest ja nüüd kanname hoolt ka koerte eest. Ei taha ju neid magama panna, see on viimane võimalus. Vaatamata sellele, et Rootsis õppiv Annela perepoeg korralikult Olevile koerte toiduraha saatis, kippus kutsade kantseldamine Olevile pika peale üle jõu käima. Olevi enda majapidamises oli juba 4 koera. Ja ega ka Irmale ja Elsale see omapead olemine tühjaks jäänud talus ka hea olnud. Olev käis ju neile ainult toitu toomas. Koer tahab ikka inimese juures olla ja pelgalt päevas korra nosimise etteviskamisest jääb väheks. Olev hakkas kutsadele uut kodu otsima. 2 koera koos võtta ei tahtnud paraku aga keegi. On hetki, mil näib, et kõik, mis sa suudad, on korraga läinud. Peale meie saates ilmunud videolookest hakkasid aga asjad liikuma. Inimesi, kellele Irma ja Elsa saatus korda läks ning kes olid valmis kutsadele ka armastavat kodu pakkuma, oli väga palju. Helistati isegi Soome Vabariigist. Helistajad oli üle 70. Paljud inimesed langesid ära, kui kuulsid tingimustest, millega me need koerad üle anname. Et siin oli lepingu jutt, siin oli see, et me anname nad koos üle, kuna meil tekkis nüüd valiku võimalus, varem seda ei olnud. Ja siis seetõttu ka päris paljud loobusid, mõned inimesed tundsid huvi ainult selle koera aediku vastu, elektroonilise koera aediku vastu, et nendega oli jutt päris lühike. Igasuguste valikute tegemine on aga üsna raske, mille järgi siis Elsale ja Irmale uut kodu välja valiti. Aga määravaks sai lõpuks ka siis Rootsis elava perekonna soov. Nemad ei taha koertega väga võõraks jääda, nad hakkavad jätkuvalt Saaremaal puhkamas käima ja siis nad saaksid koertele külla minna. Samas ei pea ka neid loomi siis kaugele transportima, et praegu ma võin öelda, et need koerad lähevad leisi, perekond Humal hakkab nende eest hoolitsema ja sellega on see asi seekord ühel pool. Üks lepingu tingimus oli ka see, et reporter teeb järjeloo kunagi kevadel või suvel, kui koerad on juba uues kodus ja on kohanenud seal, et see on ka omamoodi garandiks. Ma olen pidanud pahatihti Jumalat mängima ja otsustama, kellele üks või teine koer läheb ja ma pean ausalt ütlema, et nii hoolikalt, kui ma pole ka valinud, siis olen astunud ämbrisse. 3 koera ma olen andnud vaatamata väga hoolikale valimisele täiesti valedele inimestele ja nende elu oli väga nukker. Aga ütleme, ka see samane meediahuvi, jätkuv meediahuvi nende koerte vastu tagab ka nendele sellise heaolu, et see on omamoodi garant kindlasti. Elsal ja Irmal vedas. Paraku on surm meie elu natukese lahutamatu osa ja ilmselt nii mõnigi inimene võib sattuda täpselt samasugusesse olukorda. Loomakaitsjad panevad aga pärijatele hingele, ärge mõelge esimese asjana lemmiklooma eutanaasia peale. Teatage murest Eesti Loomakaitse Seltsile. Andke õnnetule loomakesele aega ja küll see uus kodu ka ajapikku leitakse.